Tere, mina olen kinnisvarakonsultant ja koolitaja Tõnu Toompark, eetris järjekorras 124. osa kv.ee kinnisvara podcastist ja tänane külaline on Raul Eamets, majandusteadlane ja Bigbanki ökonomist. Tere, Raul! Tere! Ja tänane teema, eks ökonomist, majandusteadlane meie virtuaalstuudios, siis räägimegi suurest pildist ja siin enne salvestusnupu vajutamist arutasime, et kopteri pealt vaadata meie majandust on võib-olla liiga madalalt ja eks see siis annab vihje, millest juttu tuleb. Aga ennem kui teemade juurde lähme, Raul, äkki paari sõnaga räägid, kes sa oled, millega sa tegeled Bigbankis, midagi veel siia? Kõigepealt võib-olla ütlen panga kohta paar sõna, et viimasel ajal uudistes on Bigbank päris kõvasti sees olnud, et kui sinna 9 kuu tulemusi tutvustati, siis oli üks väheseid pankasid, kus kasumid on kasvanud ja see näitab, et see areng on olnud ikkagi päris korralik, et me sellisest väikesest laenukontorist oleme täna kasvanud ikkagi Eesti keskmise suurusega pangaks, kui me siin räägime, laenuportfelli maht on 2,6 miljardit ja hoiuste maht 2,7 miljardit ja tegelikult ilmselt väga paljud ei teadvusta, et Bigbank täna toimetab 9 riigis, et me oleme oma igapäevate tegevustega Balti riikides pluss Soome ja Rootsi ja Bulgaaria ja hoiuseid kaasame veel Hollandist, Saksamaalt ja Austriast, nii et selles mõttes nagu päris korraliku rahvusvahelise haardega pank ja kui puhaskasum 3 kvartali lõikes on 30 miljonit, siis ei saa ka nagu väga nuriseda majandustulemust üle. Loomulikult kasvuruumi on ja loodame, et see kasv, mis on olnud siin päris muljetavaldav, seesama laenuportfell on kasvanud aastaga 25%, et see jätkus ka tulevikus. Ja võib-olla, mis viimane asi panga kohta, et me oleme täna Lätis Leedus ja Eestis läinud üle ka igapäevapangandusele, ehk siis inimesed saavad avada juba oma igapäeva arvelduskontosid ja kohe juhtub see ka Lätis, nii et selles mõttes me Balti riikides muutume selliseks standard kommertspangaks, kus saab arveldusi teha ja kõiki toimingud, mida üks pank pakub. Enda kohta nii palju, et ma 37 aastat olen oma elust pühendanud ülikoolile. Olin Tartu Ülikooli õppejõud assistendist kuni makroökonoomika professorini välja. Lõpus olin ka päris suure valdkonna dekaan, sotsiaal- ja valdkonna dekaan. 9 doktoranti on minu all kaitsnud ja 40 magistritööd. Ja 23. aastast siis liikusin erasektorisse, olen siis Bigbanki peaökonomist. Mida peaökonomist teeb, eks me tegeleme prognooside tegemisega, majanduse ülevaated, osalen panga strateegia aruteludes ja väga suur osa moodustab väljapool panka esinemine ja artiklite kirjutamine. Ma just vaatasin, et ma olen 2 aastaga kirjutanud 150 arvamuslugu, et ma arvan, et ma ei ole ka oma varasem elu jooksul nii palju artikleid kirjutanud kui nüüd 2 aastaga ja esinen koolides ja teen pangas sisekoolitust, nii et selline õppejõu funktsioon toimib vaikselt ka pangas edasi, nii et osaliselt jätkan seda tegevust, mis ma ülikoolis tegin, aga on ka palju uusi ja väga huvitavaid väljakutseid. Nii, lähme selle sissejuhatuse juures siis kinnisvara ja sellise kinnisvaraturu ja makropildi juurde, aga enne kui rohkem detaili lähme, et kas sa, Raul, annaksid Eesti majandusseisul oktoobri lõpus 2025 aastal hinnangu selline 1-10 skaalal, kus 1 oleks katastroof ja 10 on, et enam paremaks minna ei saa. Kus me oleme omadega? Ma mõtlesin selle peale päris pikalt ja ma arvan, et me oleme kuskil 3 ja 4 vahel, ütleme niimoodi, et hullemad ajad on nagu möödas, aga see käima saamine on hästi vaevaline ja ilmselt vaevalisem, kui me tänased prognoosijad seda ennustavad. Nii et midagi väga hästi ei ole, aga ütleme niimoodi, et tunneli lõpus on juba valgus. Mis riskitegurid on, mis meil ei lase siis käima saada, et mis 3-4 hinnang on ikkagi suhteliselt all?
No ütleme niimoodi, et eks kui me suurt pilti vaatame, siis on kõik kogu see geopoliitiline olukord, et me unustame ära, et meil on siin sõda käib ikkagi ja mitte väga kaugel meist ja see mõjutab välisinvestoreid ja üldse majanduslikku aktiivsust, kes väljapoolt siia Eesti poole vaatavad. Hinnatõus on jätnud päris karmi jälje, kui me vaatame reaaltulusid inimestel, siis need ei ole väga oluliselt kasvanud, kuigi palgad numbrilised on kõvasti kasvanud, aga ostujõud väga palju kasvanud ei ole, natukene tänaseks juba on. See langus on veninud väga pikaks ja meie kaubanduspartnerid ei saa hästi käima, ütleme, kui me vaatame Soome majandust ja Läti majandust, siis seal on samasugune vinduv taastumine, ehk siis mingit kiiret taastumist ei ole. Ja sellest tarbijakindlustundest on palju räägitud ja valitsuse majanduspoliitikast ka. Eks sellele majanduspoliitikale andis oma hinnangu see hiljaaegu COVID-i valimine, aga ilmselgelt selline ebakindlus ja otsuste muutmine ja edasi-tagasi tõmblemine ei ole ettevõtlusele ju positiivne, sest ainuke asi, mida ettevõtted tegelikult valitsuse käest tahavad, on stabiilsus. Ja seda nagu nüüd viimase aasta jooksul ülearu palju ei ole olnud. Sa mainisid praegu tarbijakindlust ja eks on kritiseeritud metoodikat, kuidas tarbijakindlust nüüd arvutatakse, kas see on õige või mitte, aga et mitte sellesse vaidlusesse või arutelu väga minna, et ma ei tea, kas sa oled vaadanud, et siin ju nüüd tuli oktoobrikuine kindlustunde indeks ja ma ei tea nüüd, kas valitsuse survel, eks seal oli hüpe ülespoole just tarbijakindluses positiivsuse suunas, aga kui see nüüd nagu korraks kõrvale, et sa teed ka välja, et tarbijakindlus on kehv, aga kui me vaatame nüüd kinnisvaraturgu, elamispindade turgu, kus tarbijad tegutsevad, siis tarbijad on tegelikult 2024. aasta teisest poolest, 3. kvartalist kuni siis ka selle aasta 3. kvartalini 4 või 5 kvartalit järjest ikkagi üsna aktiivselt tehinguid teinud, et siin on siuke, ma ütleks, mitmetine nägemus, et kui tarbijal nüüd nii kehvasti läheks, et ega nad siis ei teeks tehinguid, aga ometi teevad, et kuidas need asjad siin seotud on sinu vaatest? Eks see majanduslangus ongi selles mõttes meil niisugune kummaline olnud, et numbrid just nagu kukuvad. Tõsi, siin on ka veel omaette teema olnud, et kas meil on inflatsioon ülehinnatud, ehk reaalnäitajate langus on olnud tegelikult väiksem, kui tänane statistika seda ütleb. See on Statistikaamet siin praegu tegeleb selle tarbijane indeksi ja deflaatori ümbervaatamisega. Võib-olla meil mingid numbrid tagantjärgi korrigeeritakse, ehk et võib-olla selle langus ei ole nii suur olnud. Ja teine aspekt on muidugi see, et selle langusega ei ole käinud kaasas väga olulist tööpuudust. Et kui me mõtleme tööpuuduse peale 2009. aasta kriisi ajal, mis jõudis siin 15%-ni, siis täna on ta poole väiksem, võib-olla oli siin käis 8 peale ära, ta on ikkagi kuskil 7,5%. Kui loomulik töötuse määr on meil umbes kuskil 5-6% peal, siis sellisest pikaajalisest trendist ta väga palju üle ei ole. Ehk siis ma ei ütleks, et meil tööpuudus kõrge on ja teine asi on see, kui me vaatame hõive näitajad, siis hõive näitajad on ajalooliselt ikkagi väga kõrgel tasemel. Ta natukene siin tuli allapoole, aga võrreldes nüüd ütleme viimast 25 aastat meil on ikkagi rekordselt kõrge hõive ja kui inimestel on töö ja palk ja sissetulek, siis oma kodu ostmiseks ikkagi see investeering tehakse ära, nii et selles mõttes, ja ütleme, seda on toetanud ka intresside päris jõuline allatulek viimase aasta jooksul, nii et ma arvan, siin on nagu mitu tegurit, mis seda kinnisvaraturgu on hoidnud päris aktiivsena. Jah, et kõlab loogiliselt, et ega ju päris elus ei olegi meil selliseid selgeid kahevärvilisi mustvalgeid pilte, et halltoone pidavad päris palju olema. Aga kui arutada majanduskasvu teemat edasi, et mis sa arvad, kas nüüd siis lõpuks tuleb majanduskasv tagasi, et meil on 3 aastat öeldud, et kohe ta tuleb ja siin vahepeal on nurga tagant nagu piilunud, siis ära kadunud, aga kas nüüd tuleb tagasi? Kas nüüd saame põhjast minema? Ja, kui me vaatame need erinevaid näitajaid siin ka sektorite kaupa, siis igal pool. Võib-olla kaubandus oli üks näitaja, kus siin septembrikuu näitajad olid natukene madalamad kui augustis, aga kuised kõikumised nagu väga suurt pilti ei mõjuta, et üldiselt ikkagi tööstus
ehitus, me näeme siin ikkagi väikset ja vaikest kasvutrendi. Ma ei oska ühte sektorit välja tuua, selline vaikne taastumine toimub, mulle tundub nagu igal pool. Tõsi ta on, et kui ma vaatasin nüüd IMF-i viimast prognoosi, mis siin oktoobris tuli, siis meil selle aastaks majanduskasvuks prognoositakse 0,5%, järgmisel aastal 1,5%. Eriti just see järgmise aasta kasv on oluliselt tagasihoidlikum kui Rahandusministeeriumi suvine prognoos, mis prognoosib 2,5% majanduskasvu. Nii et mulle tundub, et ikkagi see, et mida lähemale see järgmine aasta tuleb, seda rahulikumaks need prognoosid lähevad, et tegelikult lõpuks see, me näeme siin detsembris teeb Keskpank oma järgmise aasta prognoosi, et sinna kuskile 1,5% kanti võib-olla lõpuks maadubki, et nagu need ootused ei ole väga suured, et me näeme sellist vaikset taastumist, aga mitte kiiret ja peamine põhjus on ka see väliskeskkond, et suhteliselt sarnase mustriga tegelikult liigub Läti ja Soome majandus, natukene paremini läheb Rootsil ja eriti Leedu numbrid on head, aga me võime sellest Leedu asjast veel eraldi rääkida, et sellest on palju meil räägitud, et miks Leedu majanduskasv on nii hea võrreldes Eestiga, et see on nagu omaette teema. Ma kardan see Leedu nagu nüansid ja valitsuskriisid, et need vist lähevad meie saate fookusest natuke kõrvale. Aga kas meil on nagu mõni siuke konkreetne sektor ka, mis võiks nüüd olla see, mis hakkab meie majandust vedama ja elu paremaks tegema või peaks see olema siuke laiapõhjaline minek? Kuidas see? Ma arvan, et see on laiapõhjaline minek, et selline vaikne taastumine toimub igal pool. Tõsi ta on muidugi, et kui me vaatame ehitust ja kinnisvarasektorit laiemalt, siis see intresside allatulek, mis on toimunud, on ikkagi päris oluliselt seda sektorit mõjutanud ja ma arvan, et siin see elavnemine kindlasti toimub ja kui küsida, et kas kinnisvaraturg elavneb edasi, siis ma arvan, et jah, elavneb edasi, sellepärast, et mingil hetkel ka inimesed saavad aru, et tõenäoliselt ei pruugi intressid enam üldse langeda, et nüüd ongi see Euribori koht nagu käes, sellel neljapäeval on Euroopa Keskpanga nõukogu, kus ma arvan järjekordselt jäetakse intressi otsus paika, ehk intressi ei muudeta ja laias laastus ma ütlekski, et nagu need prognoosid jagunevad või vaade jaguneb kaheks, ühed arvavad, et võib-olla kevadel tuleb üks intressilangetus veel, järjest rohkem tuleb hääli, et võib-olla jääbki see asi niimoodi, et ta sinna 2% peale jääb, kus ta täna on ja see tähendab seda, et inimesed, kui nad saavad aru, et nüüd intressid enam ei lange, siis see laenuaktiivsus ka hakkab kasvama ja ehitussektori kasv näitab ka seda, et raha on muutunud kättesaadavamaks ka nii-öelda arendajatele. Nii et eks ehitus ja kinnisvara on kindlasti üks valdkond, mis seda majandust veab, sest et kinnisvarasektor tervikuna moodustab päris olulise osa meie SKP-st, kui me vaatame need SKP struktuuri. Jah, aga kui meil nüüd ütleme, selline majandus hakkab vaikselt taastuma, laiapõhjaliselt mingit suurt hüpet kuskil ei ole, et võib-olla siis nagu ja kui majandus taastub aeglaselt, ega siis ka palgakasv ei saa olla mingi hüppeline, et palgakasv on pigem ju ka aeglustumas. Et võib-olla nagu inimesed ei tunnetagi, et midagi läheb paremaks, et meil on kogu aeg on siin ikkagi pikalt, mitte nüüd päris 15 aastat, 2010 oli veel suhteliselt nukker aasta, aga alates 2011-12 aastast, kogu aeg on ikkagi selline tunnetatav heaolu paranemine olnud, et kui meil seda rohkem ei ole, et kas inimesed üldse saavad aru, et meil elu ilusamaks ja paremaks läheb? Ma ühe koha pealt nagu ei ole eriti nõus nende valitsuse prognoosidega ja see on just nimelt palgakasvu prognoos, et me unustame ära, et palgakasv tuleb inflatsioonile alati teatud viitajaga. Kui me sellel aastal näeme 5-6% inflatsiooni, siis järgmisel aastal hakatakse palga läbirääkimisi pidama, minnakse selle 5-6%-ga ka tööandja juurde, öeldakse, et vaata, hinnad on nii palju tõusnud
ja ma üldse ei imestagi, et see palgakasv 5-6% võib isegi rohkem järgmine aasta tuleb, seda enam, et nüüd hakkab palgakasvu vedama avalik sektor. Me ise oleme ju otsustanud või poliitikud, keda me oleme valinud, otsustanud tõsta avalikus sektoris palkasid. Tervishoius on juba väga olulised palgakasvud toimunud, nüüd üritatakse haridust järgi tõmmata, sealt töötab ikkagi väga palju inimesi, nii et ma arvan, me näeme ka järgmisel aastal veel päris korraliku palgakasvu ja seda hakkab tegelikult vedama avalik sektor, nii et ma selles mõttes usun, et inimesed tajuvad seda, et isegi ma ei välistaks seda, et reaalsed tulud hakkavad kasvama, et ma võin sellist lahjemat sorti mürki võtta, et järgmisel aastal palgakasv on kiirem kui inflatsioon. Ja see tähendab, et meie reaalne ostujõud hakkab kasvama ja see annab ka inimestele kindlustunnet juurde. Aga tuleme laenuturu juurde. Mis hinnangu sa annaksid laenu pakkumisel, sest laenu pakkumine on oluline, et üldse mingid kinnisvaratehingut saaks enamik inimesi teha. Kas laenu pakkumine on meil selline turuvajadusi rahuldav sinu hinnangul? Ma arvan, et praegu nagu probleemi laenu saamisega ei ole. Ütleme, kui me vaatame nüüd, kui me suurt pilti vaatame, et mis on majapidamiste laenukoormus, siis see on täna kuskil 14 miljardit on majapidamiste laenukoormus, mis teeb suhtena SKP-sse 38% või kuskil sealkandis. Lätis on see number 18, Leedus 22, Euroopa Liidus keskmiselt 50, Soomes 63, Rootsis 82, nii et öelda, et meil on nagu inimesed ennast lõhki laenanud või äkki ei jõua enam rohkem laenata, seda ma ei julgeks öelda. Küll aga ma arvan oletada nüüd, et meil intressid veel kõvasti kukuvad, seda ma ka ei julgeks, et ma pigem ütleks, et on toimunud teatud intresside stabiliseerumine, mis ühtepidi tähendab seda, et tulebki selle 2,1% Euriboriga kohaneda, paneme sinna marginaali veel juurde, mis teebki selleks laenu intressiks kuskil seal 3,7-8%. Ja teistpidi muidugi tähendab see seda, et ka hoiuste intressid ei hakka enam rohkem suure tõenäosusega, kui ma räägin tähtajalistest hoiustest langema. Et neid pankasid ju, nüüd on jälle hea koht mainida ära Bigpanka, kes maksab ka jooksva hoiusest 2% intressi, et neid pankasid ju rohkem meil Eestis ei ole, enamasti makstakse intressi ikkagi tähtajalise hoiuse eest, et siis seal ka nagu see hoiuse intress suure tõenäosusega ei lange, nii et ühtepidi on head uudised, teistpidi halvad uudised, et tõenäoliselt odavamaks laenamine ei lähe, aga teistpidi makstakse hoiustatud raha eest ka intressi. Sa mainisid laenude jääk, eks teenindamisel olevate laenude summa võrdlusena sisemajanduse kogutoodangus, et suhteline laenukoormus. Et ühest küljest, eks Läti-Leeduga võrdleme, et Läti kinnisvaraturg jäigi peale finantskriisi jäi toppama ja seal on sellised kohalikud Läti probleemid. Leedu osas ma võib-olla nii hästi ei oska öelda, aga nagu jälle Soome-Rootsiga võrrelda oleks selles mõttes võib-olla mitte hea, et neil jääb nii-öelda sundkulutustest eurosid palju rohkem alles ja Rootsi selline laenude pikkuse teema, et seal mingitel laenudel põhiosa üldse tagasi ei makstagi, et teenindatakse ainult intressimäära, et kogu selline temaatika ja kui praegu laenude jääki kasvatada, siis inimestel intressikulu läheks üles ja kui samas nagu halatakse, et võid ei jõua osta või hapukoor on kalliks läinud, et kas siin on ikkagi laenu jääki võimalik suurendada? Ma arvan küll, et esiteks eks otsitakse ka uusi tooteid, millega turule tulla ja ütleme, üks asi, mis ma arvan, mida ütleme siis need riigid oma praktikas juba ammu kasutavad ja ka ettevõtetele pakutakse seda, aga erasektorile või tähendab majapidamistele mitte just eriti sageli on see nii-öelda erigraafiku järgi laenu võtmine, mis tähendab seda, et põhimõtteliselt sa võtad Bigpangal on selline toode olemas, et sa maksad esimesed mingi perioodi maksad ainult intressimakseid
ja laenu nii-öelda põhiosa tagasimaksed lükkad edasi ja või noh, ütleme, kui me võtame võrdluse riikidega, siis riigid tegelikult ei hakka kunagi seda põhiosa maksmagi, ta refinantseerib uue laenuga ja ma arvan, midagi sellist võib tulla ka majapidamiste laenutoodete sekka, sellepärast, et noh, jah, sa ei saa seda lõpmatult teha, aga kui me saame kindlasti sellega pikendada seda laenamise perioodi, et me siin, ma usun, et see muutub variatiivsemaks, siin tekivad uued variandid, et sellist nagu väga ranget, et võt nüüd on 25 aastat või ma ei tea, 30 aastat maksimum, hakkad kohe maksma oma põhiosa tagasi, et vähemalt väiksemad pangad on aru saanud, et see pilt on palju variatiivsem ja tuleb pakkuda ka teisi variante, sest noh, ilmselgelt me elame täna inflatsioonises keskkonnas, sest et kui me vaatame Euroopa suurte riikide laenukoormust, siis varem või hiljem peavad nad käivitama uuesti need varaostuprogrammid ehk raha juurde trükkima. Siin ei ole varianti, ütleme, et Prantsusmaa, Itaalia oma võlakoormusest lahti ei saa, Prantsusmaa üritas siin midagi teha, me nägime, milline poliitiline segadus sellest tekkis. Ehk siis tegelikult on inflatsioon, mis neid riike päästab, ehk siis varem ja hiljem hakatakse raha juurde trükkima. Siin tegelikult ei ole, põhimõtteliselt teist varianti ei ole. Ja sellise teadmisega, et meil pikas perspektiivis me elame inflatsioonilises majanduses, on mõistlik seda laenuosa, põhiosa edasimaksmist lükata nii kaugele kui võimalik ja maksta praegu intresse. Ja sageli unustatakse see ära, et ega panga põhihuvi on saada intressitulu, sest ta saab tänu garantiidele ja muudele asjadele selle põhiosa tagasi niikuinii. Aga ma olen ise ajakirjanikega kokku puutunud ja nad on väga imestunud olnud, et kas pangal ei olegi see kasulik, kui laen makstakse enne tähtaegselt tagasi. Tule taevas appi. Loomulikult, pangal oleks huvi, et sa maksaksid eluaeg ainult intressi, sellepärast, et see on tema tulu ju tegelikult. Nii et sellised arusaamised ühiskonnas on suhteliselt nagu naljakad aegalt. Ma moel või teisel olen sinuga nõus, aga ma küsiks sult niimoodi ja ma paluks, et sa astuks korra Big Banki kingadest välja ja jääksid ainult majandusteadlase kingadesse. Eesti Pank on pannud laenudele, eluaseme laenudele 3 piirangut ja üks on tähtaja piirang 30 aastat. Kui vaadata pankade välja antud laenude tähtaegasid laenu välja andmise hetkel, siis need on seal kuskil 26-27 aastat kogu turu peale keskmisena. Ja et kui nüüd laenu tähtaega pikendada näiteks 35 või 40 aasta peale, eks siis laenuvõtja jaoks läheb summa väiksemaks ja ühest küljest tal või laenumakse läheb, igakuine laenumakse läheb väiksemaks, tal on hõlpsam võimalik tehingut teha, aga teisalt siis see jälle suurendab nõudlust, jääb kinnisvara hindu üles, kui kinnisvara pakkumist järgi ei tule. Kas sina majandusteadlusena arvaks, et Eesti Pank peaks selle 30 aasta piirangu ära, kuidas öelda, kustutama ja et meil turul võiks olla 35-40 aastased laenud? Ma arvan küll, sellepärast, et me peame juba arvestama sellega, et need inimesed, kes täna laenuturule sisenevad, ütleme seal 30 aastaselt, võib-olla mõni isegi varem juba, temal on aktiivset tööelu kindlasti 40 aastat ees. See juba me praegu näeme, kuidas pensioniiga siin mingi aja jooksul nihkub 67 peale, meil on ka mingi plaan, on selge see, et see pensioniiga tõuseb 70 plussi peale siin järgmise 30-40 aasta jooksul, neid teistmoodi ei saa, lihtsalt meil pole inimesi, ehk siis inimesed on tööturul kauem ja siis ma ei saagi aru, miks me nagu piirame seda perioodi 30 aastaga, minu jaoks on see nagu arusaamatu. Ja ma kardan ise nagu omalt poolt vaadates seda, et ta võib nagu nõudluse kaudu hindu üles sajata ja moel või teisel see näiteks on ka Rootsis, eks Rootsis on toimunud ja siis on rootslane märksa intressimäära muutused tundlikum kui eestlane, sellepärast et tema maksed siis suurenevad rohkemal määral, kui intressimäär peaks kerkima. See, et kinnisvara hinnad tõusevad kiiremini kui sissetulek hinnad, see juhtub niikuinii. Niikuinii juhtub see, et kinnisvara hind jookseb eest ära ja me näeme juba täna ju seda olukorda, kus suurtes linnades, kesklinnas noored inimesed enam täna osta ei jaksa
sellepärast, et hinnad on eest ära jooksnud. Noh, põhimõtteliselt, kui sa alustad tööturukarjääriga, siis sa ilmselgelt alustad üüriturul ja siis sõltub edasi, kuidas inimeste käitumine on. Noh, üldiselt ma siin vaatasin ka mingeid uuringuid, mis on tehtud üks noorte elukoha eelistuste uuring, mis tehti üleriigilise planeeringu raames ja me näeme selgelt täna, kui me protsente vaatama, et noored inimesed tahaksid elada tegelikult kas linna lähedal maal, päris maal või siis väike asulas. Ja siin on põhjus, et üks väga lihtne põhjus on hind. Sa lihtsalt kesklinnas ei jaksa elada ja teiseks muidugi see, et sul on ümberringi rohkem ruumi, lastel on turvalisem keskkond, loodus on ümberringi. Et noh, siin need protsendid on päris nagu karmid, et kui ma vaatan nüüd küsitluse tulemusi, siis seal selles valimis, kus seda uuriti, 46% elas siis juba kas väikelinnas, eeslinnas või hajaasustuses, aga tahtis elada, eelistas elada 65%. Noh, mis näitab seda juba, et see suund nii-öelda linna lähedale maale on väga selgelt olemas. Tegelikult ju me ei tea seda, et mis siis juhtub, kui need magalad tühjaks kolivad, noh, piltlikult öeldes. Et mis siis saab, kui Annelinnast inimesed lähevadki Tartu ümbrusse valdadesse elama, kas sinna tuleb siis kuskilt asemele, noh, meil pole ju inimesi, me näeme, et rahvaarv väheneb ja võib-olla see hoopis hakkab nende magalate hindu 10-15 perspektiivis alla viima. Et noh, praegu on tõesti nii, et mida lähemal kesklinna, seda kallim, aga tulevikus, nojah, okei, meil jäävad Tallinna puhul alati välismaalased, kes tahavad korterit vanalinnas, aga noh, eestlased kolivad välja, noh, kolivad juba täna välja. Tule korra nüüd asukoha eelistuste juurest veel laenuturu juurde tagasi, aga noh, praegu meil paraku on see 30 aasta piirang laenudele peal, et pangad saavad selle reegli vastu mõnevõrra eksida, kui nad soovivad ja nad ka soovivad. Aga kas inimesed siis tänaste laenumaksetega hakkama saavad, kas nad laenusid tagasi maksavad, ehk siis mis seis meil hapude laenudega on? Ma vaatasin, need numbrid olid väga marginaalsed, et kui me vaatame 60 päeva rohkem viivised olevaid laene, kogu laenuportfellist 0,4%, noh, see ei ole midagi väga katastroofilist ja kui me paneme sinna kõik viivised olevad laenud ka kuni 30 päeva juurde saame 1,3%, noh, need ei ole tõsiselt võetud asjad. Ma vaatasin ka trendi, et oli näha, et 24 see viivisse minevat laenud arv natukene kasvas, aga 25 juba vaikselt tuleb stabiliseerus ja tuleb vaikselt alla, mis ka näitab sellele, et tegelikult see üldine majandusolukord on paremaks näinud. Nii et see, siin mingit nagu suurt probleemi ma küll ei näe. Ja need kuni 30 päevased viivitused, need on sageli ka lohakus, mis 3 päevaga ära klaaritakse. Seal on sellised tehnilised asjad ja ütleme, tõsisem on see 60 päeva ja nende osakaal on ikkagi väga väike. Aga kui meil nüüd laenujääk siin hoogsalt kasvab ja kasvab kiiremini kui sisemajanduse kogutoodang või raha, mis inimesed palgana teenivad, kas me võiks siis öelda, et me oleme mingi uue kinnisvarabuumi stardipakul praegu, et natuke veel, et näeme siin veel kvartal 2 majanduskasvu numbreid, et majanduskasv päriselt on ja siis on jälle, et hinnad lendavad lakke, raporteeritakse 2-kohalise protsendimääraga hinnatõuse ja nii edasi. Kas me nüüd kiiret väga suurt buumi näeme, aga eks siin tuleb vaatama graafiat ja kui praegu on nagu sisenevad sellesse aktiivsesse laenamise ikka, ütleme 35 pluss vanus, need põlvkonnad, mis on natukene suuremad, ütleme niimoodi, siis jah, siin võib tekkida selline ajutine tõus, aga tuleb lohutada ennast ka teadmisega, et see lõpeb suhteliselt ruttu ära, et see 5-10 aastat veel kestab ja siis hakkavad mingil hetkel sisenema juba need madalama sündimusega ja kui me vaatame tänast sündimust, mis on ju katastroofiliselt madal, siis 20 aasta pärast on pilt ikka väga kurb, sest et meil polegi enam eriti inimesi sinna sisenemas, et see on juba alla 9000 see sündimus langenud, mõni aasta tagasi oli 16 000, nii et ütleme,
ma ütleks, et see on selline kerge tõus praegu ja siis mingil hetkel see nõudlus hakkab jälle kukkuma, sest meil pole lihtsalt inimesi. Noh, kui me ei eelda, et me midagi aktiivselt hakkasime nagu migrante sisse tooma, mida ma arvan, me jälle poliitilistel põhjustel tegema ei hakka. Okei, kui buumi ei tule, eks nüüd ma mõtlen nagu niimoodi, eks, et sa mainisid 35 aasta piiri, et noh, see on, eks, et vanus, kus juba on laps ja võib-olla isegi mitu peres ja see kindlasti on oluline tegur, mis paneb kodu ostma. 90. aastal seal sündiski kuskil circa ümmarguselt 25 000 last, 95. oli 2 korda vähem ja eks praegu veel sootuks vähem. Ja nüüd siis 5 aasta pärast on 35-seid siis oluliselt vähem kui praegu, et kas üldse peakski nagu midagi ostma, kui inimesi jääb vähemaks, äkki võtaks hoopis üürile, äkki saab üürimises selline uus normaalsus, et ma võtakski sellist vara omamise riski endale? Noh, eestlased on nagu selline omaniku kaldusega rahvas, et noh, kui me vaatame siin Euroopa riike, jah, siin mul nüüd tänaseid numbreid ei tea, ma kunagi vaatasin Saksamaal, ma ei mäleta, kes oli 50 ja 50% omanikud versus üürnikud, noh kuskil ütleme sinna kanti meil mingil hetkel oli see 85-15, täna vist on 80-20 ja see suhe järjest väheneb või noh, ütleb, muutub üürimise kasuks, et mingi aeg tagasi oli 80% omasid korterit ja 20% üürisid. Ma ei tea, mis see hetkeseis on, aga ilmselgelt üüri maht kasvab, aga ma arvan, et siin ei ole põhjus mitte selles nüüd, et inimesed ei taha omada, vaid lihtsalt, kui sa tahad elada Tallinna kesklinnas või Tartu kesklinnas, siis sa oled sunnitud seda tegema. Kui sul on vastavad kvaliteedinõuded, sa tahad elada uusarenduses, noh, siin Tartu kesklinnas, noh, sa ei jaksa seda korterit osta noore inimesena. Sa oled sunnitud üürima ja tegelikult siis võib-olla järgmine etapp ongi see, et kui sa alustad noore perena kuskil suhteliselt nagu linnas, siis tulevad lapsed, siis sul tekib ikkagi tahtmine oma maja järele ja noh, see on jällegi siin, kui ma olen uuringuid vaadanud, ikkagi valdavalt 70% noortest eelistaks elada eramus või paaris majas. Reaalsuses elab 23%, ehk siis iga inimese unistus on oma maja, siis tahes ja tahtmata see turg nihkub nii-öelda linna lähedale maale ja noh, me näeme seda tagamaade arengut ja neid rõngasvaldasid ümber suurte linnade, mis praegu tormiliselt kasvavad, nii et ma arvan, et jah, üüriturg kasvab, aga arvestades nüüd sellega, et järjest vähem noori 5 aasta pärast hakkab sisenema üüriturule, siis ta ka nagu väga metsikult ei kasva. Ja ta jääbki põhiliselt nagu suurte linnade keskustesse, kus lihtsalt elamine on liiga kallis. Kui tekib võimalus, siis ikkagi üritatakse osta seda korterit. Nii et noh, võib-olla ma lihtsalt vanakooli mees ja arvan, et kõik tahavad omada, et võib-olla uued põlvkonnad tulevad järjest rohkem peale, tahavad üürida. Aeg näitab seda. Aga kui tõsiselt sa võtad sellist uuringut, et inimesed tahavad, eelistavad omada, sest ma veaks kihla, et sakslased, eks et Saksamaal seal tervikuna on natuke üle poole üürnikud, natuke üle poole, aga linnades on seal 80% üürnikud ja täpselt sama hinna teema. Aga ma arvan, et kui ma sakslaselt küsin, et kas sa omada tahad, et tahan küll, aga lihtsalt rahakott ei hakka peale, sest ja kogu elamispindade turg on ka nii dysfunktsionaalne, mis on selline, ütleme, just eelkõige üüripakkumise munitsipaliseerimise tõttu tekkinud, et meil, ja noh, kui me räägime nõudlusest, siis nõudlus on ikkagi soov ja võimekus mõlemad peavad koos olema, et inimesed meil soovivad, aga kui ta nüüd või üüribki Tartu kesklinna või Tallinna kesklinna kõigile kaasaegsetele standarditele vastava elamispinna, ehk ta moel või teisel maksab liiga palju, tal ei akumuleerugi mingit kapitali oma finantseeringuks, et üks hetk maja linnapiiri taha osta,
et kuidas sa nendesse mõttekäikudesse suhtud, ma ei oskagi konkreetset küsimust formuleerida. Ei, ma ütlen, et kui see sama Saksamaa võrdlus võtta, või võtame kas või Taani on veel lihtsam võrdlus, et kus on tõenäoliselt samasugused trendid, siis Eesti puhul on nagu see häda, miks ma ütlen, et Eestis on ainult võib-olla see hinna küsimus nagu määrav, on mingi seltskond ja päris suur seltskond nüüd samas Taanis või Saksamaal, kes üürib ka sellepärast, mitte et ta ei jõuaks osta, vaid ta üürib sellepärast, et ta on mobiilne. Ta täna töötab Frankfurdis, aga siis tuleb pakkumine, ma ei tea, kuskile sinna lõuna poole või Berliini näiteks ja kui ta nagu ostab, siis ta nagu seob ennast rohkem ära, et sul on nagu neid liikumise võimalusi on suures riigis või ka näiteks Taanis, mis ei ole suur riik, aga ikkagi liikumine Aarhusi, Kopenhaageni vahel, Odense, teised kohad on päris suur, ehk inimesed liiguvad ja muidugi Taanis on see ühistransport, et seal peagi elukohta vahetamist, vahemad on väikesed, aga Saksamaal on vahemad on suured. Aga Eestis ei ole kuskil liikuda. Kui sa vaatad Eestis seda riigisest liikumist, siis on sul väga ühesuunaline see liikumine. Lõuna-Eestis võib-olla tullakse Tartusse, Tartus minnakse Tallinnasse, kõik ongi kogu liikumine. Et kui sa oled juba Tartus ennast hästi paika saanud, siis sa võid mõelda ka selle peale, et ma panengi siis oma jala maha siin ja hakkan mõtlema nagu püsiva elukoha peale, et ostan ta ära, et siis mul see üüriturg ei ole nii. Aga kui sa veel ei tea, ja sa nagu vaatad ringi ja sa mõtled, et tahaks Tallinnas nagu, siis sa muidugi võtad selle üürikorteri, sest lihtsam on majandada, lihtsalt lõpetad üürilepingu ära ja lähed järgmisse kohta, et see omamine ühtepidi kinnistab inimesed sinna kohta ära, kus nad elavad, eriti ma räägi väiksematest kohtadest, kus üldse kinnisvaraturg on nagu alaarenenud ja tehingud väga palju ei toimi, seal on see suur häda, et on ju müüd Põlvas maja ja saad 3 kuud Tallinnas üürida selle raha eest. Ma nüüd natukene liialdan, aga sõltub kohast, see võib ka nii olla, tähendab, et meil see mobiilsus on oluliselt väiksem ja selle tõttu võib-olla see surve üürida on väiksem sellepärast, et üüritakse sellepärast, et on mobiilsed. No korra tahaks selle üüri teema juurde veel jääda, et okei, mina olen selline väike üürileandja ise ka ja kui ma nüüd mõtlen seda, et mingit generatsioone jääb vähemaks ja kinnisvara väärtus tekib ikkagi läbi ostumüügi turu ja kui seal nõudlust ei ole, aga pakkumine on ju endiselt olemas, kas ma saan siin mingile varaväärtuse kasvule üldse loota, kui lihtsalt ei ole inimesi, kes soovivad eluruume osta omale? Ütleme niimoodi, et kinnisvara puhul ma ei pea ju seda üle kordama, et on ainult 3 põhjust, 3 tegurit, mis hinna ära määravad, et see on asukoht ja asukoht ja asukoht, et teiste sõnadega jah, ma ei ole kindel, kui palju pikas perspektiivis kasvavad võib-olla mingite magalate korterid, kuigi nad on ka väga oluliselt kasvanud, sõltub kui pika aja horisonti me vaatame. Seal võib-olla tekib see probleem, et kui meil põlvkonnad vähenevad, siis ei taheta seda traditsioonist magalat, kuigi kui see on ära renoveeritud, korda tehtud, ümber ehitatud, ei ole tal häda midagi, eriti alustavale perele. Aga kui on uusarendused, kesklinna korterid, mina ei näe küll mingit põhjust, miks kinnisvara hinnad ei peaks tõusma samas tempos, nii nagu nad on viimast 10 aastat tõusnud. Nagu ma ütlesin, kuna arvestame seda üldist inflatsioonist tausta, mis meil taga on ja suure tõenäosusega seda rahatrükki, mis ka veel mingil hetkel tuleb, siis ma küll ei julgeks ja üldist sellist konvergentsi ka, üldist loogikat, et kus meie oma hinnatasemega oleme, kus Soome või ma ei tea, Rootsi eriti veel, aga ütleme kas või Poola või siis Saksamaa hinnatasemega on, see ei käigi mitte ainult korteride kohta, see käib ka maa ja metsa kohta täpselt samamoodi, kui me neid hinnamuutusi vaatame, et trend on kindlasti tõusev, nii et ma arvan, sellepärast sul nüüd oma kinnisvara pärast muretseda küll ei ole põhjust. Kui liikuda siit kokkuvõtte suunas, et iseenesest mul oli plaan mõte sult küsida, et millises segmendis, kinnisvaraturu segmendis sa oled optimistlikum, kus sa oled pessimistlikum, et sa tõid praegu välja selline, et ütleme kesklinna vara, aga ma kardan, et kesklinna all sa pidasid silma selge kõige Tallinnat, Tartut,
või pidasid sa veel midagi silmas, kus ma võiksin nagu rohkem oma vara väärtuse osas kindel olla? Ma võtan järgmise uuringu ette, mis üks geograaf oma ettekandes välja tõi, kus räägiti eluaseme hinna taskukohasusest, mis on ka omaette teema ja siin on nagu huvitav definitsioonid, mis asi on üldse. Kas sina tead, mis asi on ostuhinna taskukohasus? No kui sa tahad mulle nüüd siin 3 aasta palgast rääkida või siis mingi 30% sissetulekust, et need vaated on, aga kui see on see uuring, mida mina mõtlen, siis okei. Ma olen töörühmades olnud ja näinud, kuidas sa kujutad ette, ma pean selle ära ütlema, kuidas ühe arendusprojekti hinnad, ühele arendusprojektile viidates määratakse uuringus ära, et vaat see on nüüd korterite hinnatase, no see on uskumatu jama, mida on tehtud. Ja ei, okei. Ütleme siis niimoodi, et ma piirkondi väga suures plaanis ei julge nagu hakata ennustama, kuigi ütleme, kui ma seda uuringut vaatan, siis iseenesest on see nagu loogiline, et on kindlasti nagu alahinnastatud kohad, kui me võtame Ida-Virumaa või Valga näiteks, ja siis on keskmise hinnaga kohad nagu Viljandi ja Rakvere ja võib-olla ka Kuressaare on see kuskil vahepeal ja siis on kõrge hinnaga kohad nagu Pärnu, Tartu ja Tallinna. Et see iseenesest tundub nagu väga, väga loogiline ja ma arvan, et sellised vahed Eestis ka jäävad, kui me mõtleme nende piirkonda eripära peale, siis ilmselgelt ju Rakvere hinnad ei hakka olema sellised nagu Pärnus või Narva hinnad ei hakka olema sellised nagu Rakveres, et see, need vahed kindlasti jäävad. Aga ma arvan, et see linna lähedale maale kolimine, et kui me võtame nüüd natukene lokaalsemaks selle pildi, et ma usun, et see ajaasustus või tagamaade areng, et see veel jätkub, et inimesed tegelikult jätkuvalt kolivad linnadest välja. Me teame neid probleeme, on ju, kuulasin seda vaidlust, sinu vaidlust Lennu-Uuskülaga või debatti siis on ju. Ja eks see teema on tõsine, et infra areng ei tule nagu järgi, paneme põllu peale majad püsti, aga infrastruktuuri sinna juurde ei teki. Aga küll see järgi tuleb ja ma arvan, et tegelikkuses ikkagi selline ajus asustus ja väikesed kohad, suurte linnade lähedal olevad väikelinnad kui magalad, see trend nagu jätkub, et näiteks kui ma mõtlen täna, et Elvast ei ole tekkinud tõsiselt võetavat Tartu magalat, on, aga mitte nii suguses mahus, nagu me ette kujutasime, siis kindlasti ma arvan, et tema nii-öelda tähtsus tulevikus kasvab, mis tähendab ka hinnad kasvavad, et ma olen nagu skeptik neil suurte magalate arengu koha pealt, aga linnalähedase maa areng, väiksemate kohtade areng, eriti kui teed paremaks lähevad ja ei ole väga keeruline 50 kilomeetri kauguselt tööl käia, siis need piirkonnad ikkagi lähevad hinda ja nende hind kasvab, sest ütleme, seal on täna veel päris palju hinnatõusuruumi, ütleme niimoodi. Ja kas ma enne su varasemast jutust mina ridade vahelt lugesin välja, et sa pisut sellise pessimistlikuma vaatega oled siis nõukaaegset mitte renoveeritud hoonete osas? Jah, just, ma arvan nagu sellise võimaliku hinnatõusu koha pealt, sest et igasugune loogika ütleb, et nende elanike arv tulevikus hakkab esmajärjekorras kahanema. Okei, ma olen ka näinud neid geograafide uuringuid, mis räägivad segregatsiooni kasvust, ehk siis me näeme näiteks, mis on päris huvitav, nagu, et nüüd, mis on toimunud viimase 35-25 aasta jooksul, on see, et kui me võrdleme nõukaaega ja praegust aega, siis segregatsioon on suurenenud, ehk täna elab Lasnamäel rohkem vene keelt kõnelevad inimesi kui nõukaajal, mis tundub nagu jabur, aga nii on tegelikult ja Nõmmel elab rohkem eestlasi, kui elas nõukogude ajal, et tegelikult see segregatsioon on suurenenud ja võib-olla vene keelt kõnelevad inimestele see korterimajade süsteem sobib ja nad jäävadki sinna ja nad ei koli sealt välja. Eestlased ikkagi üritavad kuskile linnast eemale ja suurtest korterielamutest eemale kolida. Nii et seda minu juttu ei saa ka võtta nagu
puhta kullana, sest et see segregatsiooni teema on asi, mida ma nii väga hästi ei tea ja võib-olla see viib ka, tekitab seal selle nõudluse ja seal see turg nagu toimib edasi. Jah, need on põnevad teemad kõik, mida võiks veel eraldi ühe saate või paari saate jagu arutada, aga aeg sunnib peale natuke. Raul, kuule, räägitakse niimoodi küla peale, et kodu ostmiseks pidavad kogu aeg hea aeg olema. Kas sina nagu meie sellise vestluse taustalt ja laiemalt taustalt täna annaksid samasuguse soovituse või veel parem, et kas sa kellelegi täna ütleks, et ei peaks kodu ostma, et kellegi jaoks täna ei ole hea aeg kodu osta? Ei, ma olen ka seda meelt, et kodu tuleb osta siis, kui see tunnan, et kodu tuleb osta ja ma ise alustasin mõni aeg tagasi ühe juurdeehitusega Otepääl, kus ma nüüd põhiliselt paiknen teadmata veel, kuidas mul see asi lõpeb, aga hakkasin peale sellepärast, et teistpidi on minul kuklas alati teadmine, et odavamaks midagi siin maailmas ei lähe. Ja see on ka tegelikult nagu rusikareegel kõigile koduostjatele, et midagi odavamaks ei lähe, et seda nagu loota ei maksa. Loota võib seda, et asjad kallinevad aeglasemalt kui minu sissetulek võib olla, et asjad muutuvad suhteliselt odavamaks, aga absoluuthindades läheb kõik kallimaks. Igasugune ehitamine läheb kallimaks. See on igaühele selge, renoveerimine läheb kallimaks. Ja kui ma nüüd tulen selle alguse jutu juurde tagasi, et suure tõenäosusega on meil intressid nagu enam-vähem stabiliseerunud täna. Ütleme, ma 100% ei julge ennustada, aga nad ei pruugi üldse langeda enam. Mis tähendab seda, et ei ole ka midagi oodata selle laenu võtmisel. Et ilmselgelt on see, et kui enamikel inimestel jõuab kohale see, et intressid enam ei lange, siis nõudlus hakkab kasvama ja nii kui nõudlus hakkab kasvama, hakkavad ka hinnad kasvama. Nii et selles mõttes võib-olla praegu on veel selline väga õige aeg laenu võtta selleks, et omale kodu, et kui need, kes kahtlevad, nendel ma kindlasti soovitan, et sellega tasuks tõsiselt tegeleda, sest et kui te ootama jääte, siis järgmine aasta on hinnad juba teised. See on päris selge, et hinnad praegu liiguvad tõusu suunas. Ja laenu võtate ikkagi samadel tingimustel, sellepärast, et intressid odavamaks ei lähe. Nii et jah, minu soovitus on ikkagi praegu see otsus ära teha. Oodata nagu ei ole mingit põhjust. Ma küll ei näe, et sellega peab selles mõttes oodata mõistlik. Täna võib-olla ei ole see intress veel sellel tasemel, ma ei ole nüüd nagu väga süvitsi läinud sellesse üüri kinnisvara ärisse, et kus maalt need protsendid nagu tasuvaks muutuvad, et võib-olla siin tulevad ka pangad mingite uute toodetega turule ja üritavad nii-öelda kuidagi sihtida seda gruppi. Võib-olla täna ei ole veel see intressitase selline, et üürikinnisvara tasub investeerida, seda peaksin mina sinu käest küsima ja sina peaksid mulle vastama, sest sa tead seda äri nagu paremini. Aga kui me räägime oma kodust, siis ma küll ei kõhkleks. Ma mõtlesin siit nüüd päris selle asja nagu otsad kokku tõmmata, aga ma siiski pean sult küsima, et nagu ma ka nagu ökonomist, eks oma hariduse poolelt. Kas sinu soovituse tagama on see, mis siin ka jutust kuskil alguse poole läbi kõlas, et sa ootad inflatsioonilist keskkonda, mis võiks olla laenuvõtjale pigem positiivne tegur? Jah, ma olen tegelikult, selles ma olen küll nagu suhteliselt veendunud, et see inflatsioonikeskkond meid siin järgmise 10-15 aasta jooksul ootab, sest nagu ma juba korra ütlesin, ma ei näe teistmoodi mingit lahendust vanade Euroopa riikide võlaprobleemile. Ja mingit probleemi lahendust on neile vaja. Ja meie ei juhi ju Eestis Euroopa rahapoliitikat, kuigi meile seda meeldib nii mõelda, aga tegelikult ei juhi, seda juhitakse Frankfurdi, seda juhivad suurte riikide keskpankurid ja nemad teevad neid otsuseid ja nii on. Jah, see on et põnev teema, et kas suudetakse või mitte. Jah, Prantsusmaa oleks nii-öelda mässud käivad ja võin kinnitada, et üleeile Madridis oli Prado muuseumi juures ka pensionärid möllasid
aga no see selleks, et see on jah huvitav, kuidas see võlakoorma probleem ära lahendatakse. Aga Raul, saate kõige lõpuks ma küsin külaliselt ikka mingi mõte või nõuande, mis kuulajad-vaatajad võiksid kaasa võtta nii kitsalt või laialt, kuidas sa ise heaks arvad. Mis mõtted sa annaks kuulajatele-vaatajatele kaasa? Tegelikult ma olen seda nüüd ju läbi otse ja läbi lillede mitu korda öelnud, et kui on mõte omal eluaseme soetada ja tavaliselt tehakse seda laenuga, siis ei maksa kõhelda, et siis tuleb seda teha või teine asi nüüd, kui ma räägin oma kogemusest, et kui on mõte, et hakkaks ehitama midagi, siis hakake ehitama. Et hakake otsast peale, kui jääb see ehitus seisma, aga vähemalt olete alustanud ära ja küll see raha ka hiljem leitakse see asi lõpule viia, et oodata, et nüüd ma kogun ja olen ja teen ja küll ma ükskord ehitama hakkan, siis te näete lihtsalt seda, kuidas kõik hinnad udinal teie eest kogu aeg ära jooksevad ja kuna ma tõesti usun, et me sellises inflatsioonilises majanduses tulevikus elame, siis laenuvõtjad igal juhul selles olukorras võidavad. Jah. See on, ma arvan, väga hea mõte, millega siis saade kokku võtta ja ma ise mõtlen ka et kui siit uni ära läheb, mõtlen inflatsioonilisele keskkonnale ja kuidas seda ära kasutada enda heaks. Aga selle mõttega võtamegi saate otsad kokku. Täname kõiki kuulajaid-vaatajaid, et oma aega meile pühendasite. 124. osa kv.ee kinnisvara podcastist oli eetris. Rääkisime sellisest suurest pildist elamispindade turu kontekstis. Raul Eamets, Bigbanki peaökonomist ja majandusteadlane aitas meil sellest teemast siin paremini aru saada. Kinnisvarakonsultant ja koolitaja Tõnu Toompark olen mina. Ja head kuulajad, kui teil on endal mõtteid, keda võiks saatesse kutsuda kinnisvara teemadel rääkima, andke aga teada. Andke teada meiliaadressile klienditugi@kv.ee või võib mulle otse ka teada anda, minu kontaktid on leitavad. Ja ega siis midagi, soovin kõikidele kena sügise jätku ja kohtume järgmistes saadetes. Kõike paremat!